Tere hommikust! Siis kui ma otsustasin, et ma täna teen siukse filmimise päeva, siis tegelikult esimese asjana tuli mul pähe, et ma peaksin panema kohe nüüd hommikul, kui ma ärkan, kaamera filmima, peaks tegema mulle kohvi, istuma ja jagama seda vaikset hommikut. Ja ma usun, et see on oluline nii mõnelegi, ka mulle endale, et mulle jääks meelde see, kui väga ma naudin vaikseid hommikuid ja kui väga mulle meeldib panna kohe küünlad põlema, teha kohvi, teha oma väikseid rituaalikesi, mis mind toetavad, võtta kohe hommikul see hetk, et lihtsalt istuda ja olla ja ärgata koos maailmaga. Ja praegu on väljas nii mõnus, kõik on nagu härmas ja kõik on üleni valge ja kõik on nii vaikne ja rahus ja ometigi mul oli hommikul nüüd silmad lahti tehes oli siuke tunne, et ma nüüd tahan kohe alustada ja nüüd kohe tõusta ja minna. Ma arvan, et see oli minu enda pigem selline nagu tuhin sees, et ma kuidagi tunnen praegu endas viimased päevad ja täna ka tunnen, et kui ma alistusin sellele tõmbele ja ma olen seda alistumist enda meelest nagu varem ka teinud, kus ma lihtsalt tunnetan, mis mind tõmbab ja ma lähen selle järgi. Aga sealt on varem olnud minu meelest puudu see element, et miski justkui nagu tundub pikemaajalisem või miski tundub nagu stabiilsem. Ja ma olen selline inimene, et kui mulle midagi meeldib, siis ma teen seda nii kaua, kuni see mulle meeldib. Ja kui mul läheb see tunne pealt ära või kuidagi nagu tunnen, et see ei ole enam mulle või olen millestki nagu kõik saanud, siis ma liigun edasi. Ja selles avardumises ja Taia Karoliini töös ja kõiges selles, mida ma läbi aastate olen teinud, on see olnud täiega siuke suht võitlus enda sees, sest et ühtepidi ühiskond ütleb meile, et me peaksime olema järjekindlad ja hoidma ühte fooni, olema kogu aeg olemas, kuidagi, et nagu klienti hoida või klientuuri kasvatada või vaatajaskonda kasvatada. Aga ma olen tänu sellele läinud nii vastuollu iseendaga, sest ma tunnen, et vahepeal need pausid on olulised olnud. Vahepeal mul on seal endal mingid asjad üles tulnud ja ma olen täiega võidelnud iseendaga. Kuid praegu ma tunnen, et ma nagu päriselt enda sees tunnen, et ma teen seda iseenda jaoks ja iseenda naudinguks. Sest mina praegu naudin seda ja ma ei tunne seal kuskil eespool mingit sellist nagu, see tundub nagu lõputu. Ja ma arvan, et see on see jälle mingisugused lahti häkkimised, mis ma endast teinud olen, kus ma olen iseendal nagu piirid eest ära võtnud, et kogu see siin, kogu see minu maailm, mida sa siin vaatad, peab ju tegelikult loogiline olema ainult mulle. Ja see on eelkõige ju selleks, et mina tahan seda teha. Ma ei ilmu siia eneseohverduslikult kellegi teise jaoks. Mul on hea meel, et ma näen seda tagasisidet, kuidas see kõik sind ka kõnetab ja kuidas justkui ma räägin mingist asjast, mis minu seest tuleb ja see on täpselt samamoodi toimub ka sul. Seda on nii hea lugeda
seda tagasisidet on täiega hea lugeda. Sest et ego pinnaselt või kuidagi kehast ma ikka tunnen, et jälle kui mingisugune pikem vahe vahele jääb, et ma kuidagi hiilin oma kanalile tagasi. Aga ma ei pea tegema seda. See võib täna olla mu täiesti viimane video ja ma rohkem üldse mitte midagi ei tee. Ja ma tunnen, et ma sellest kohast olen lahti lasknud. Et ma olen rahu sellega. Et ma tunnen enda sees, mis täna minu nagu see tee on ja mis mu siht on. Et mida ma tahan kogeda, kuidas ma tahan elada. Ja see on ainuke asi, mis on oluline. Ja täna jagada sinuga seda, kuidas ma tavaliselt oma hommikuid veedan, mis on minu ideaalsed hommikud. Tundub kui oluline meeldetuletus. Panen selle podiseva kohvi kööki. Ja muidugi kaardipakk tahtis ka tulla täna. Või ma läksin siit kapist vaatama, et kes ja mis tahaks tulla. Ja juba kui ma seda käes hoian, ma tunnen seda avardumist, seda laienemist nagu kosmilises mõttes. Ja ma tunnen, kuidas see talv on täiega meie krooni avardumise aeg. Kui me peaks olema mõistusest nagu täielikult väljas, mitte olema peas siis. Laskma peal puhata. Et meie kroon ja et kõik siit saaks nagu avaneda. Väga huvitav. Ma ei ole kaarte väga ammu katsunud. See viimane video, mis sa nägid, see oli ka mõnda aega tagasi juba salvestatud. Lihtsalt ei olnud see, ei tulnud nagu seda hetke, kus mul oleks olnud tunne, et ma istun maha ja tahaks tegeleda sellega. Ja nii ta lihtsalt oli. Ja ma olen tihtipeale teinud niimoodi, et ma panen kõik oma maagilised, abilised ja toetajad ja tööriistad täielikult ära. Selleks, et justkui nagu lüüa korraks see plats puhtaks, et tunnetada nagu, kes mina olen ilma selle kõigeta. Et nii lihtne on toetuda ja jääda lootma ja võtta need tööriistad kõik nii omaks, kuigi tõeline tööriist oleme ju meie ise, eks ju. Aga nüüd ma jälle tunnen tõmmet neid vaadata ja katsuda ja tunnetada ja see sisehääle podcast tuli ka minu seest nagu sellise tõukena välja, et rohkem enda seest jagada. Ma tean seda juba aastaid ja see on olnud suur nagu tõrge ja plokk minu sees, et ma ei ole tulnud ennast nagu mugavalt lasta välismaailma nii enda lähedale, kus ma jagan enda nagu inimese seest, mitte kanali seest, eks ju. Sest et see on hoopis teine koht, kus informatsioon tuleb. Aga ma tundsin, et see sisehääl, ma tahan teda julgustada rohkem välja tulema. Ja see nagu küpses juba väga pikalt, ma ei olnud kindel, kuidas ma seda teen. Ja siis ühel hetkel ma tundsin jälle tõmmet kaartide poole. Ja ma võtsin ühe kaardi ja ma vaatasin seda.
ma tundsin, kuidas minu sees käivitus mingi teema ja sellest tuligi see sisehääle viimane episood sellisel kujul, nagu ta tuli. Ja see oli väga tervendav ja vajalik mulle ka, et see niimoodi tuli. Ja täiega tunnen, et läheb veel nagu harjumist. Sest ka mulle ei meeldi nagu enda ebamugavatest asjadest eriti niimoodi suurel ringil nagu rääkida. Et siin mul on ikka meeldinud jagada siukest nagu tervendavat sisu, eks ju. Ja ma kindlasti jagan seda ka, aga ma tunnen, et see on oluline, aga minu inimmõistus ei saa aru, miks see oluline on või miks seda kellelgi vaja kuulata on. Aga juba eelmisest episoodist ma ju näen, et meis toimuvad sarnased asjad ja sarnased teemad. Ja nii toetav on ju seda jagada. Et nägin ja tundsin, et miks see on oluline. Aga samas ka täiesti aus olles tean, et see võtab minu jaoks natukene aega, ja siukest nagu mõnusat tagant sundimist, et maha istuda ja teha neid asju. Siis ütleme see minu kõige sisemine ring, kellega ma jagan enda sisehäält kõige rohkem, neid on väga vähe. Ja sa võid ette kujutada, mis tunne see on, kui sa nagu tunned seda kutset jagada ennast suuremalt, aga sa ei tea, miks. Sest et mõistus tahab alati ju vastust sellele, et miks nagu. Kui see ei tundu turvaline, miks me teeme seda. Ja see on just täpselt see, et mõistusele ei tundu see üldse turvaline, sest et ma olen harjunud, eks ju, näost näkku oma lähedastega jagama seda, mis minu sees toimub ja ka seal teatud haavatavus või teatud sügavus on neile kättesaamatu. On teatud aspektid, mida ma ainult üksi omaette üldse valjult välja räägin või iseendaga valjult jagan. Aga ma olen teadnud alati nii kaua, kui ma sellel enda tundma õppimise, teadlikult tundma õppimise teel on olnud, ma olen teadnud, et üks suur osa sellest on, et mul tuleb jagada neid kohti, mis tekitavad mulle ebamugavust ja mis justkui näitavad mind nõrgana või haavatavana või mitte sellest kõige ilusamast poolest. Sest väga palju ma tunnen, et minu loomeprotsessil ja minu üldse nagu elu kuidagi üles-alla käigul on melanhoolia väga suur osa, millest looming saab nagu alguse. Et ma olen väga aktiivne, ma olen väga väljapoole, väga lõbus, väga selline justkui kõigi jaoks kättesaadav ja olemas. See on see nagu see high ja siis tuleb see low, kus ma tunnen, et mul on vaja nagu minna tagasi oma koopasse, oma turvalisse pelgupaika, mul on vaja uuesti võtta käsile tugevamalt kõik need elemendid, mis minu vundamenti ja minu nii-öelda seda, minu vundamenti nagu tugevana hoiavad, siis ma olengi selles melanhoolias mõnda aega, sealt sünnib mingi looming, siis ma tulen uuesti välja, et siuke nagu huvitav protsess on see kõik. Ja väga palju üksi olemist. Ma tunnen, et mul on sama palju vaja üksi olla, kui mul on vaja inimestega olla. Et kui see balanss läheb nagu käest ära, siis see lumepall on nagu väga kerge veerema. Vaata, huvitav on see, et lihtsalt selle kaardipaki nagu kätte võtmine juba
juba nagu tõi nii palju ülesse. Ma tundsin eile, et ma tahan minna saunasse, et avardumise videot kokku panna. Ja see keskkond tundus just nii õige selle jaoks ja ebareaalne. Siin kaardipaki põhjas on alignment, joondumine ja siin märkmiku peal, millest ma kohe rääkima hakkan, samamoodi joondub. Ja edasi on kurgukeskus, okei. Ma pean käes võtma. Et ma tunnen nii toetatud ennast praegu, et ühesõnaga ma tegin oma videot eile seal, panin seda kokku, vaatasin seda läbi, sest iga kord, kui ma videot kokku panen, siis ma saan ise kõik seal uuesti nagu läbi käia ja kaasa teha ja ise ka saan väga palju nagu head ja uut infot enda jaoks. Ja Krista, kelle märkmik või kelle loodud kunst siin märkmiku peal on, ta kirjutas mulle, tema oli allkorrusel midagi muud tegemas ja ta kirjutas mulle, et tal on 2 viimast märkmikku veel, et kumba ma tahan. Ja ma juba terve detsembrikuu nagu vaatasin tema neid pilte nendest märkmikest ja mõtlesin, no millist ma tahan. Ja tegelikult oli üks teine märkmik üldse, mis nagu mingi aeg mind kõnetas. Ja siis ma tundsin, et nagu nii vastik oli enda sees, et mis mõttes ma tahan oma sõbranna kunsti ja loomingut ja kõike toetada, et muidugi ma tahan ju tema märkmikku, aga miks ma sees tunnen, et ma ei taha. Ja või et mul ei ole vaja või kuidagi nagu ei käinud seda klõpsu või klikki ära. Ja täna ma tean, eks ju, aga eile siis, kui ta näitas mulle neid, mõtlesin, okei, et ma võtan need korra ülesse kaasa, et ma vaatan neid. Ja ma panin need arvuti kõrvale niimoodi mõlemad lihtsalt ja tegin videot edasi. Ja ma tunnen, kuidas see märkmik mingi hetk lihtsalt püüab mu pilku ja toetab ja toob mind keskmesse, toob mind fookusesse ja siuke, et okei, et kõik need märkmikud ja kõik need pildid, mis tal on, need on kõik nii kodeeritud ja nii kuidagi, need on igaüks oma koodiga, oma tervendava elemendiga. Nad aktiveerivad meis erinevaid asju, eks ju, erinevaid kohti. Ja ma eile tundsin, et see tunne, mis ma enda sees tunnen ja see on, mis ma veel hoian endaga, mis on seotud kõige sellega siin. Ma tundsin seda kohta endas ühendamas selle kunstiga, selle märkmikuga. Ma tundsin, et see on nagu see üks osa sellest ankrust, mille nägemine toob mind siia kogu aeg tagasi. Et aitab nagu hoida seda püsivust ja tuletada meelde seda suuremat tunnet. Et ma ei kaoks ära kuskile igapäeva maailma asjadesse, mis on võimalik, ükskõik kui nii-öelda tervenenud või teadlik või mis iganes märgi me siia juurde paneme. Me oleme inimesed esimesena ja meil kõigil on alati võimalik sinna ühiskonna ja eluvoolu ja lainetesse ära kaduda. See lihtsalt on nii. Sellepärast meil ongi oma igapäeva mingid toetavad praktikad ja harjumused ja asjad, mis hoiavad meid joone peal, nii-öelda. Hoiavad meid joondus oma sihiga, kuhu me tahame liikuda, eks ju. Ja siis ma võtsin selle märgi, ma hakkasin kohe täitma seda, et ma teen ju mingid märkmeid ja mingid lauseid panen videost nii-öelda kirja endale, mis ma pärast videokirjeldusse panen, mis on nii-öelda nagu mingid väiksemad siuksed punktid videost. Ja siis ma läksin ütlesin talle, et jaa, et selle ma võtan, kuigi
varasemalt ma üldse ei vaadanudki seda, mulle see kunst väga meeldib, aga ma ei tundnud seda nagu ühendust sellega. Kui siis pidid teatud asjad toimuma oma elus, teatud taipamised pidid nagu saabuma, et ma jõuaksin täna sellesse kohta, kus ma tunnen seda tahet pühenduda enda sees. Ja no nii ilusad siin on nagu need, ma segasin ju kaarte ennem ja ma segasin ja siin põhjas on see. Ma filmin klipi nendest kahest ilusti pärast, et sa näeksid. See on nii ilus. Mulle täiega meeldib, kuidas, kui ma seda märkmikku vaatan, kui ma seda kaane kunsti vaatan, mulle meeldib, kuidas see tõmbab kõik vaikseks minu sees. Ja õues on ka täpselt samasugune praegu, nagu siin märkmiku peal on. Ja kõik on lihtsalt nii vaikne. Praegu tuleb selline lause pähe, et me ise olemegi enda tugitiim. Et kui sa vaatad ennast korra kõrvalt, eks ju, ja see, kuidas sa täna ennast tunned, kuidas sa praegu ennast tunned nagu hetkes siin. Ja kui sa selles hetkes suudad endale see tugitiim olla, kes sul oleks vett vaja juua, sul oleks vaja süüa, sul oleks vaja rohkem magada, sul oleks vaja seda, siin hetkes. Et kui me hetkes suudame endale anda ja näha ja anda endale seda, mida me vajame, siis me olemegi ju nii sügavuti armastatud. Ja kui lihtne on siis armastust vastu võtta mujalt. Et kas pole, et need nõuded, mis me väljapoole esitame, et väljaspoolt armastada, on tegelikult ju lihtsalt meie sisemus karjub selle järgi, et me ennast armastaksime nendel väikestel viisidel. Et me oleksime iseenda suurim tugitiim. Ma tunnen, et kogu selle sisehääle täna ankruks ongi see, et kuidas ma täna ennast toetada saan. Et tunda, et ma olen armastatud. Mis ma täna teha saan, et tunda, et ma oleksin täielikult joondunud ja keskmes. Sest nii kui ma sellest räägin ja kui ma praegu seda nagu tunnen enda sees, siis süda kohe avareb. Ja ma tunnen ka, kuidas päikesepõimik, millega mul on viimasel ajal täiega mingi teema. No ma tema eest rohkem hoolitseda. Kohe hakkab nagu kuidagi paremini tööle, ma tunnen. Jalutama on täna vaja minna, õue on vaja täna minna. Sellesse vaikusesse. Ja ma arvan, et lõpetuseks lähmegi õue.